Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult ja tänane sõnum on teadmiseks kõigile valgusolenditele või siis nendele, kes on valguse poolel elavad olendid. Ükskõik, kuidas me neid nimetame. Ehk siis sulle ja mulle. Sest me oleme täna sellises kohas, kus ajaliinid lõhenevad. Süsteemid takerduvad, seni teadaolevad süsteemid. Ja tõepoolest, selles protsessis ma võin öelda, et meie närvisüsteem ei tööta valesti, vaid see on häälestunud just sellele protsessile, kus need ajaliinid lõhenevad ja seni töötanud süsteemid takerduvad ja hävinevad. Sest inimesed on praeguseks, me saame nii palju lisaenergiat ja uusi energiaid, sest me oleme kõik energeetiliselt laetud. Ja kõiges selles on inimesi, kes ikka veel on püüavad neid kõiki alla tõmmata. Kes üritavad, kes ajavad segamini dopamiinilaksud ja tõe, kes ajavad segi kaose ja julguse. Aga mis teevad need, kes on veidi, kui nii võib öelda, targemad, siis nemad ei reageeri kõigele sellele, mida üritatakse teha. Sest praegu käib eelkõige sõda sageduse pärast ka. On neid, kes ei teeni valgust, kes üritavad inimeste sagedust alla tõmmata kõikidel erinevatel viisidel. Aga need, kes lähevad seda läbi, kes on ise kõrgemas sageduses, teadlikumad, nemad ei reageeri, sest meie vaatame pealt. Me näeme neid ka erinevat infot, kui rituaale. Me näeme pahameele tekitamist, et kui väliselt tekitatakse meile justkui pahameelt või negatiivset energiat, me näeme seda energiavargusena, milleks see ongi. Me näeme seda müra söödana nendele, kes ikka veel reageerivad. Ja selle asemel, need, kes näevad seda asja läbi, selle asemel, et seda hullust toita, et reageerida, et kaasa minna, et minna vaidlustesse ja sellistesse justkui nagu näilistesse dialoogidesse. Me tõmbame oma energia tagasi. Me teravdame oma energiat. Me ehitame üles ennast, oma tugevust. Sest me teame, et tõeline revolutsioon ei peitu kommentaarides sotsiaalmeedias, vaid see on igaühe enda võimes olla fookuses. Sest viha näiteks, vihatunne on portaaliks. Ja see, mis toimub väliselt, tegelikult ei ole, osad reageerivad vihaga, osad tekitavad mingid asjad viha, aga sa näed seda asja teisiti ja selle eesmärk on luua teistsugust energiat nendele, kes on kõrgemal sageduses, sest seesama leek, mis süttib sinu sees, on täiesti teistsugune kui siis, kui sa mõistad, et see kõik on teater. Siis sa ei ole enam publik. Siis sa oled see energia, mis kirjutab selle ümber, selle energia. Ehk siis kõik see, mis me maailmas näeme, on kui justkui kontrollitud põletamine selleks, et nihutada selliseid tektoonilisi plaate, energeetilisi plaate. Ja kõik, mida sa näed maailmas näiliselt toimumas, praegu sellega seoses ei ole aeg minna närvi ja käivituda. Sest praegu on aeg ja hetk kõige selle muundumiseks ja see esimene muundus saab toimuda sinu sees. Sest su viha ei ole karjumiseks, see on mõeldud sinu sees transformatsiooniks ja uue strateegia loomiseks. See tähendab seda, et ära reageeri,
vaid kalibreeri ümber. Ehita enda sees seda, mida ei saa veto alla panna. Sest maailm ei ole praegu lihtsalt justkui nagu kaootiline, see on väga sümboolne. Väga palju sümboleid on selles välises maailmas. Ja kui sa näed seda selgelt, siis see tähendab seda, et sa ei ole hull, vaid sa oled energeetiliselt aktiveeritud. Ja süsteem toitub sinu negatiivsest energiast, mitte positiivsest. Vana süsteem. Sest need, kes nii-öelda negatiivse poole peal on, need ei karda sinu raevu, nad soovivadki seda, sest nad toituvad sellest. Ja mis on nende jaoks tõeline oht, on see, kui sa neile enam oma energiat ei anna. Kui sa lõpetad nende robotitega vaidlemise, mis sotsiaalmeedias kommentaare teevad, kui sa naerad, nii-öelda trollid välja, kui sa unustad nad peale seda kohe, kui sa nii-öelda vaatad erinevaid inimesi, kes on justkui nagu topeltagendid ja ütled neile täna mitte, siis nende sagedus langeb ja nende sageduse nii-öelda aktuaalsus langeb ja nende loits murdub. Ja sellepärast väga oluline on sellised erinevad sammud siin. Esiteks, näha seda energeetilist mustrit, kus me näeme kõiki selliseid asju, mis maailmas toimub, mis näitab, et vana kaardivägi on lagunemas. See on, näe läbi selle müra, mis väliselt on justkui nagu viimastel päevadel, kus Elon Muski lahkumine justkui, tegelikult ta ei lahku kuskile. Kui me vaatame maailmas diplomaatilist lähtestamist, kui kõik pööratakse ümber, kui Vatikanis näiteks toimuvad sellised erilised huvitavad asjad, see kõik näitab seda, et vana kaardivägi on lagunemas. Ja me kasvame sellest kõigest välja, kui me ei reageeri. Oluline on teiseks, kui esimene oli see, et näe seda mustrit, kus kõik märgid näitavad, et asi on lagunemas. Meie ülesanne on muundada see energia täielikult. Ehk siis, et me ei laseks sellel raevul tekkida, mis nagu kui vaidlustesse laskutakse. Et me ei laseks sellel nii-öelda keema minna, et see saaks luua midagi negatiivset, vaid meie asi on luua reaalsus ja erinev info selleks mitte häbistada, vaid selleks, et äratada, et me annaksime sellist infot edasi. Siis ja viiendaks, meie ülesanne on naerda, sest naer on relv. Naer sulatab maatriksi. Ja soovitus on, et järgmine kord, kui keegi trollib, nii-öelda kui heidab või viskab või pritsib välja selliseid digitaalseid väljaheiteid, kui nii võib öelda, kui üritab nagu maha tõmmata või mida iganes kedagi trollida, kedagi materdada, siis üks võimalus on naerda seda nii, nagu sa vaataksid väike last, kes üritab nii-öelda, ma ei tea, ükskõik kellele kõrgemal pool, näiteks, ma ei teagi, ma ei oskagi öelda kellele, kes üritab professorina loengut pidada. Sest sellega me nihutame ajaliine. Praegu ongi aeg, kus on aeg luua nii-öelda teadlikult ajaliini. Ja kõik sõltub meist endist, sest kõige tähtsam on mõista. Asjad muutuvad, asjad on muutumises. Ja meie oleme need, kes on vähegi teadlikud, meie oleme liikumas sellisesse
nii-öelda ülesandesse või ole nii-öelda jah, ülesandesse, kes juhivad ajaliine. Meie asi on luua need ajaliinid, sest tõesti, ajad on muutumas, tõusulained on pöördumas ja me ei ole uppumas, vaid me tõuseme. Ja seda mitte sädemena, vaid tulema, kes ise valib oma põlemise. Seega meie ülesanne on olla majakaks pimeduses, olla signaaliks müras, olla naeruks kaoses ja olla ehitajaks rusudes. Sest vana maailm ei saa ilma sinu energiata ellu jääda. Seega soovitus on lõpeta oma energia andmine neile, kes üritavad tekitada lootusetust, meeleheidet ja madalat sagedust. Sest nad tahavad sinu tuld oma nii-öelda teatrilavale, aga sinu ülesanne on süüdata oma enda tuli, et see annaks nii-öelda energiat ja tuld sellesse uude maailma, mis on kõigi südames tegelikult. Kohtumiseni.